esiteks siis tere kõigile, mina olen Maria Rahamägi ja olen Edumuse asutaja. Ja täna anname kerge ülevaated, mida Edumus endast kujutab ja milliseid vahvaid õpetajaid näiteks Ida-Viru koolid kaasata saaks. Ja meiega on täna liitunud ka Julia Rooseva Maardu gümnaasiumist ja Maardus oli sel aastal tervelt 4 vahvat Edumuse õpetajat ja Julia saab natukene teie kogemust jagada. Siis Natalia Horohordina. Eesti Energia on Edumuse partner olnud juba päris Edumuse algusest peale ja Natalia on alati väga vahvalt ja niimoodi tugevalt toetanud ja julgustanud meid Edumusega tegelema ja Ida-Virumaa on alati olnud meile selliseks südameasjaks selleks, et need vahvad õpetajad ka Ida-Viru koolidesse saaks. Ja siis viimasena Daniil, kes on Edumuse kaasasutaja, turundusjuht ja muu hulgas on siis aktiivselt tegelemas just Ida-Viru suunaga selleks, et kõikidesse Ida-Viru koolidesse, kellel siis huvi on, vahvaid Edumuse õpetajaid saata saaks. Aga alustuseks ma annaks väikese ülevaate, kuidas Edumus toimib. Et Edumuse idee tegelikult sai alguse sellest, et nii mina kui ka Daniil toimetasime Junior Achievementiga ja korraldasime erinevaid üritusi ja koolitusi ja andsime koolitusi ise samamoodi gümnaasiumi või põhikooli noortele ja nägime, et oma põhitöö ja tegemiste kõrvalt on väga vahva haridusse panustada ja seda on võimalik teha ka täiskohaga põhitöö kõrvalt. Ja sellest inspireerituna asutasime Edumuse, et ka teiste valdkondade spetsialistid saaks tulla kooli ja õpetada midagi, mis neile endile on südamelähedane. Kuidas Edumus toimib, on esiteks nii, et viime kokku spetsialistid, kellel on head eeldused õpetamiseks olemas ja koolid, kellel nende kompetentse võiks vaja minna. Ja kui kooli ja õpetaja vahel on kokkulepe olemas, mis ainet, mis klassile, mis mahus õpetama tulla, sõlmime mõlema osapoolega lepingud ja niimoodi on see õpetaja ametlikult Edumuse programmis. Edumuse õpetajad, nende jaoks programm algab augusti teises pooles Edumuse eelkoolitusega, mis on 3 täispikka koolituspäeva ja lisaks on õppeaasta vältel veel 4 jätkukoolitust ning mentorlussessioonid selleks, et tagada, et Edumuse õpetajad õpetamisega võimalikult hästi hakkama saaks ja tunneks end igas olukorras niimoodi toetatult ja mis iganes väljakutsed neil võiks selle õppeaasta jooksul tekkida, saaks need lahendatud. Sest et Edumuse õpetajad ei ole pedagoogilise kõrgharidusega üldiselt, vaid neil on kõrgharidus kuskilt mujalt valdkonnast. Ning me oleme näinud, et kui nad õpetavad endale hästi vahvat ainet ja õpetavad seda oma põhitöö ja tegemiste kõrvalt, ehk siis üldiselt 2 kontakttundi nädalas õppeaasta vältel, siis sellise mahuga koolitus ja mentorlus on täitsa piisav selleks, et nad selle õpetamisega, alustamisega hästi hakkama saaks. Ja kui rääkida sellest, et mis aineid Edumuse õpetajad õpetavad, siis on nad õpetanud nii põhiaineid nagu füüsika või ajalugu või kehaline kasvatus näiteks, kui ka valikaineid, näiteks animatsioon või tarkvaraarendus või robootika. Ja ka on tulnud ette suurema mahuga aineid nagu matemaatika, aga kuna see on suurema mahuga, kui me tavaliselt Edumuses ette näeme, siis pigem me hea meelega näeks, et päris kvalifitseeritud õpetajad võtavad need suurema mahuga ained enda peale ja siis Edumuse õpetajad saavad panustada just sellistesse väiksema koormusega ainetesse või veel parem valikainetesse, sest et Edumuse õpetajad üldiselt õpetavad 7. kuni 12. klassi ja mitte nooremaid, sest et see koolitus on just selliste vanemate klasside õpetamise jaoks loodud. Ja kuidas Edumus majanduslikult toimib, on nii, et kool maksab Edumusele õpetamisteenuse eest ja seda summas, mis on võrdne õpetaja miinimumpalga tööandja fondiga. Ja tööandja fondiga siis selle ühe kursuse raames.
või 2 kursuse raames, olenevalt, mis vormusega ta õpetab. Ja meie teeme koolile siis igakuiselt arved nende kuude eest, kus edumusõpetaja õpetab. Kuna edumusõpetajatel varasem koolitus või tähendab pedagoogiline kogemus puutub, siis põhjus, miks nad edumuse programmis on just see koolitus- ja mentorlusprogramm. Niisiis, see on see, mida nad kõige rohkem väärtustavad ja sellest tulenevalt investeerime meie kogu koolis teenitud tulu edumuse õpetajate koolitamisse ja mentordamisse. See tähendab seda, et kui see edumuse õpetaja õpetab 1 või 2 kursuse mahus selle õppeaasta vältel, siis ta selle koolis õpetamise eest tasu ei saa, küll aga ei pea ta peale maksma ka nende koolitus- ja mentorlusprogrammis osalemise eest. Ja me oleme oma 2-aastase kogemuse põhjal näinud, et see on see, mida edumuse õpetajad kõige rohkem väärtustavad. Ja ma tooks ka välja seda, et kuigi edumuse õpetajatele tasu ei maksta, siis on need eelnimetatud lepingud siiski rahalise väärtusega. Ehk siis me tagame seda, et kõik inimesed, kes edumusse tulevad õpetama, saavad sellest vastutusest lõpuni aru ning meil ei teki väljakutseid selles osas, et ma ei tea, keegi kuskil väga kergekäeliselt edumusest tahaks loobuda või midagi sellist, et 2 nädalat on, sellist asja ei ole. Ja ma ütlekski, et see on selline peamine ülevaade ja selleks nii-öelda tulevaseks õppeaastaks oleme plaaninud koolidesse üle Eesti saata kuni 200 edumuse õpetajat ja meil on selleks tulevaseks õppeaastaks juba 290 õpetamishuvilist ning 100 kooliga kontakt olemas, nii et ma näen, et see eesmärk on täiesti saavutatav ja nagu ma ütlesin, siis mul oleks väga hea meel, kui nii mõnedki nendest edumuse õpetajatest Ida-Virumaal oleks. Nii, aga ma nüüd annaks hea meelega sõna üle Danilile, kes annab teile kerge ülevaate, mis seisud meil hetkel Ida-Virumaal on ja kuidas täpsemalt teie kui koolijuhid saate edumuse õpetajaid kaasata ja kuidas meie platvorm toimib. Nii et sõna sulle, Danil. Aitäh, Maria, ja tere hommikust ka minu poolt. Ma võib-olla alustuseks ütlen, et ka mina olen tegelikult pärit Ida-Virumaalt, Kohtla-Järvelt, et olengi endale siin edumuses selliseks südameasjaks ka võtnud, et võimalikult palju edumuse õpetajaid saaks ka Ida-Viru koolidesse. Ja kahjuks meil veel nii palju koole ei ole Ida-Virumaal registreerunud, aga ma loodan, et pärast tänast webinari on neid ka natukene rohkem. Ja selleks järgmiseks õppeaastaks on meil platvormil registreerunud juba üle 100 kooli üle terve Eesti ja 290 õpetaja huvilist tervelt. Ja järgmiseks õppeaastaks on meil platvormil olemas ka selline võimalus, et nii õpetajad kui ka koolid siis saavad anda teada, kas nad on huvitatud ka distantsõppest. Ehk siis tegelikult suurem osa nendest 290 õpetaja huvilisest, neid saab kaasata ka Ida-Viru koolidesse distantsilt. Aga lisaks nendele on meil siis juba ka mitu inimest registreerunud Ida-Virumaal, kes on üles näidanud oma huvi õpetama minna. Ja siin on mõned siis näited neist, et mis aineid nad tahavad õpetama minna, et on nii keeleõpetaja huvilisi, matemaatika, majandust ja ettevõtlust päris mitu inimest on soovinud õpetama minna, aga ka selliseid valikaineid nagu karjääriõpetus, psühholoogia, küberturvalisus. Ja ka taustad on väga erinevad nendel inimestel, et päris mitu oli sellise ettevõtluse ja turunduse taustaga, aga ka näiteks oli üks raamatupidaja, sotsiaaltööga tegelev inimene. Ja me loodame, et tegelikult siin maikuu jooksul, kuna meil see kampaania ka veel alles käib ja reklaamid jooksevad, et Ida-Virumaal tuleb veel neid inimesi juurde. Ja hästi lühidalt räägin ka sellest, kuidas teie kool saab registreeruda meie platvormil, et te saaksite ligi ja vaadata neid õpetaja huvilisi.
et registreerimine on hästi lihtne, lähed meie platvormi lehele app.edumus.org ja ma korra näitan ka, kuidas see töötab. Et kui te olete seal sees, registreerimine käib hästi lihtsasti, põhimõtteliselt panete ainult oma kooli kontaktandmed sinna sisse ja valite ained, mille vastu teil huvi on, või siis kui te tahate kõiki õpetajahuvilisi vaadata, siis jätke lihtsalt ainete valikud tühjaks. Ja kui te sisse logite, siis ma nüüd olengi siin, tegin ühe Jõhvi kooli kasutaja ja logisin sellena sisse, ehk siis siit ma näengi kohe praegu neid Ida-Virumaa huvilisi. Ja kui te olete siin sees platvormil, siis saate kas, kui teil on mingite konkreetsete ainete vastu huvi, no ütleme näiteks matemaatika, siis valite siit matemaatika ja siis kohe näebki ainult teie piirkonnas neid õpetajaid, kes on huvitatud matemaatikast. Siis siit näebki kohe Julia Akimova on huvitatud matemaatikast, siis siit saab natukene tema kohta juurde lugeda. Ja kui mõni õpetaja teile meeldib, siis saate selle kohe ära salvestada. Ja siis siin üleval on eraldi tab, kus on salvestatud õpetajad. Ehk siis, kui olete juba mõned õpetajad välja valinud, siis saate nendega näiteks ühendust võtta. Ma korraks võtan hoopis kellegi ise. Ja siis saate kohe siit ühendust võtta õpetajaga. Oleme teile ette valmistanud juba sellise kirjapõhja, et seda saate muuta, kui on soovi, aga põhimõtteliselt saab kogu info siit kätte. Ja siis, kui soovite õpetajaga ühendust võtta, siis saadate e-kirja. Ja edasine suhtlus käib teil siis õpetajaga meili kaudu. Ja kui te olete õpetajaga siis kokkuleppele jõudnud, et mis ainet, mis klassile ja mis mahus ta õpetama hakkab, siis natukene hiljem meie platvormile ilmub siia ka lepingu sõlmimise nupp ja saate siis ka siin meie platvormil otse lepingu sõlmida. Ja pärast seda, kui olete ühendust võtnud õpetajaga, siis siia ilmuvad ka õpetaja kontaktandmed. Et vahepeal võib-olla, kui tunnete, et õpetaja ei vasta pikemat aega, et siis võib-olla on mõtet talle igaks juhuks üle helistada. Aga selline siis kiire ülevaade platvormist ja ma annan sõna üle Mariale jälle. Nii. Suur aitäh, Daniil, selle ülevaate eest. Ja kas me nüüd oleme jõudnud oma graafikusse selles kohta, kus me kaasame ka Julia ja Natalja, et jagama oma kogemusi edumusega ja miks edumusõpetajaid kaasata. Et ma võib-olla esimesena annaks sõna Juliale, et see jagaks natukene oma kogemusi edumusõpetajatega, kust tuli mõte edumusõpetajaid kaasata ja kuidas see läinud on? Tere kõigile ka minu poolt, et selle õppeaasta jooksul meie koolis on töötanud edumusõpetajad, et terve aasta vältel oleme edumusega koostööd teinud ja see koostöö saigi alguse siis, kui otsustasime, et sel õppeaastal meie koolis on hakkavad tööle mõned uued klassid. Hiliskeelekümblusklassid ja ka üks uus 10. klass, kus õppimine toimub täisulatuses eesti keeles. Ja selleks meil oligi vaja uusi õpetajaid, kes on nõus ja kes on valmis oma ained 1-2 korda nädalas õpetama ja õpetama just eesti keeles. Ja niigi hakkasime õpetajaid otsima ja tavaliselt õpetajad tahavad ikkagi suuremat koormust, seetõttu just otsimisega ja õpetajate ülesleidmisega olid sellised väiksed probleemid. Ja meil oligi vaja füüsikaõpetajat, bioloogiaõpetajat ja kunstiõpetajad keelekümblusesse ja samas me tahtsime ka pakkuda natuke suuremad valikud meie gümnaasiumiastme õpilastele ja pakkuda neile ka uusi valikaineid.
ning just tänu edumusele oleme endale õpetajaid leidnud ja praegu toitumisterapeut õpetab 10. klassis bioloogiat ja robootika osakonna juht õpetab 10. klassis meil füüsikat ning kunstiteadlane õpetab kunstiteadust keelekümblusklassides. Et jah, et selline olukord on nagu praegu. Ja ma küsiks võib-olla seda, et kui need edumusõpetajad, neil sellist pedagoogilist ettevalmistust ei ole, siis kuidas sina kui koolijuhina oled tunnetanud nende sellist ettevalmistust ja hakkama saamist õpetajana? Sest et kui ta on toitumisterapeut, siis see ei tee automaatselt heaks õpetajaks ju alati. Tegelikult edumusõpetajad on ennast väga hästi näidanud ja väga kenasti hakkama saanud selle õppeaasta jooksul ja see õppeaasta ei olnud ka kõige kergem õppeaasta, ütleme nii, ja õpetajad saidki hakkama nii kontaktõppe kui ka distantsõppega. Ja mina ütlen seda, kindlasti inimesed, nagu nad ise vajavad võib-olla rohkem neid teadmisi, aga ma ütlen seda, et mõned edumusõpetajad, kes vähemalt meie koolis on töötanud ja praegu ka töötavad, et nemad on võtnudki ka lisaks need kursused ja koolitused, mida meie kooli õpetajad võtavad. Et näiteks, mis on LAK-õppega seotud, et need õpetajad on ise nagu õpetamisest huvitatud ja nad on hästi aktiivsed. Ja tegelikult see edumuse poolt antud ja pakutud ettevalmistus ja see, et iga õpetajaga töötab terve õppeaasta jooksul ka mentor, see ka annab hästi palju. Ja õpetajad on kõik sellised hästi, vähemalt meie koolis hästi rõõmsameelsed ja hästi sellised avatud, et meil ikkagi see koostöö on päris kenasti läinud. Suur aitäh! Ja miks sa arvad, et peaksid koolid edumusõpetajaid tööle võtma? Ma arvan, et kõigepealt, kui on vaja näiteks õpetajat just 1-2 korraks nädalas, et ta õpetaks oma ainet, siis edumuse õpetajad on selliseks ideaalseks variandiks, kuna tavaliselt õpetajad tahavad ikkagi täiskoormust, kuna sellest sõltub nende sissetulek, aga edumuse õpetajate puhul on teistmoodi, et kuna oma põhitöö kõrvalt nad teevadki õpetajatööd, et see on kooli jaoks minu arust hästi mugav. Samas, kui kool soovib pakkuda oma gümnaasiumiastme õpilastele palju erinevaid selliseid võib-olla spetsiifilisi valikaineid, siis samuti on võimalik edumuse õpetajaid kaasata. Ning kindlasti see on ka abijõud kooli õpetajatele, et kui mõnel õpetajal on koormus liiga suur ja võib-olla õpetaja ei saa sellega hakkama, siis on võimalik samuti edumuse õpetajad kaasata ja edumuse õpetajad on siis abiks, et siis võtavad 1, 2 või siis 3 tundi enda peale. Ja ma arvan, et väga suureks plussiks on ka see, et ikkagi need õpetajad teevad oma tööd vabatahtlikult ja see tähendab seda, et neil on hästi tugev sisemine motivatsioon, et nad tõesti tulid kooli selleks, et jagada oma teadmisi, oma oskusi ja oma kogemust õpilastega ja ma arvan, et see on hästi väärtuslik. Ja samas kui just meie kooli kogemuse peale mõelda, siis edumuse õpetajad töötavad selle programmi raames ainult 1 õppeaasta jooksul, aga peale selle õppeaasta lõppu õpetajatega, kui nad on koolist jätkuvalt huvitatud ja kui kool tunneb õpetajate vastu huvi, siis on võimalik nendega juba otseselt näiteks töölepingut sõlmida ja näiteks meie saime 2 väga toredat õpetajat järgmiseks õppeaastaks ja siis nad võtavad ka natuke suurema koormuse, et see on samuti väga suureks plussiks, ma arvan. Ning alati on huvitav vaadata seda, kuidas need inimesed, kes on täiesti on väljaspool koolisüsteemi kooli tulnud, et kuidas siis nemad mõjutavad õppeprotsessi ja kuidas nad saavad seda mitmekesistada. Et
neil on selline värske pilg. Ja. Suur aitäh selle väga põhjaliku ülevaate eest, kuidas edumusõpetajad aidata saavad. Ja nüüd ma hea meelega annaks sõna Nataljale Eesti Energiast. Et nagu ma juba alguses ütlesin, siis Eesti Energiaga on meile koostöö sai alguse juba siis, kui Edumus oli sõna otseses mõttes lapsekingades. Ja võib-olla Natalja, sina räägiks oma poolt ka, et kuidas sina oled meie seda koostööd nende aastate jooksul näinud? Aitäh. Enne kõike ma küsiks, täpsustaks, kas kostub hästi? Ja, kuuleme. Väga hea. Just tõepoolest olen Natalja Horo-Hordina Eesti Energias. Hästi ammu tegelen järelkasvu teemadega ja siis üldiselt vastutan värbamisvaldkonna eest, aga järelkasvu teemad ja siis haridus lähedane sellele nagu teema minu jaoks ja siis ka tegevused samuti. Nii et ja kui Edumus kunagi pöördus sellise nagu mõttega meie poole, siis see tundus meile väga kihvt mõte kahel põhjusel. Ega pole salata, et õpetajate koormus ja sellised protsessidega seotud väljakutsed on korralikud ja nad mõnedes regioonides ei ole väga ühtlased. Ja kuna meie kontsern tervikuna on juba üle 80 aastat Eestis tegutsemas ja meie ambitsioonidega energia ei kao mitte kuhugi, ehk siis me kindlasti vajame seda 10-50 aasta pärast veel jätkuvalt, siis me oleme sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte, nii et seetõttu jagame kõik head algatused, mis on haridussuunaliselt ja toetame neid. Ja tundus Edumuse vaates on väga väärtuslik mõte. Esiteks ta on väga praktiline, ta on jätkusuutlik. See mõte, mis oli Mariel 3 aastat tagasi ja siis tundus päris põnev selles kontekstis, et me võiksime süstemaatiliselt ja põhjalikult kaasata enda inimesi, sest siin, mida on märgata kontsernis, kui tippspetsialistid mingi hetk jõuavad oma karjääri teekonnal eksperdi tasemeni, siis neil kõigil põhimõtteliselt tekib sisemine vajadus sadu teadmisi jagada. Ja Edumus ongi suurepärane võimalus, kuidas oma sellised erialased teadmised siduda haridusvaldkonnaga ja ka rääkida lastele sellist nagu õppekava raames seda vajalikud teooriat ära ja lisaks ka siduda seda teoreetilist lähenemist ka päriselt tööalase maailmaga. Ja miks on hea just Edumuse kontekstis see nagu pakutud lahendust, see ei ole täiskoormus, inimesed panustavad vabatahtlikult enda töö kõrval kooliprotsessides ja kooli õppekavadesse ja siis ka õpetavad lapsi. Nad näevad lapsi, oskavad paremini need seosed luua ka kuhu liigub haridusmaastik tervikuna ja ka kindlasti rikastada läbi enda saadud kogemuste võib-olla õppekavasid ja mitte väga suuresti seda rikastada, aga siis lihtsalt proportsionaalselt kokku lepitud võib-olla sellele panusele. Et me oleme 2 aastat järjes koos Edumusega koostööd teinud ja tegemas ja ma korjasin ka tagasisidet meie õpetajatelt, mis oli väga head võib-olla selles projektis, kuhu annaks veel edasi liikuda. Ja siis tegelikult mille poolest meie enda tippspetsialistid võib-olla kiidavad Edumuse algatust on see, et esiteks me enda ise inimestena, töötajatena saame sellist nagu head sisemist tunnet, et me igapäevaselt ennast teostame just tööandja vaates, aga veel lisaks saame positiivset emotsionaalset tagasisidet, kui me näeme, et kui lastel hakkavad silmad säärama, et siis kui nad saavad aru, miks füüsika
õppeainest nad peavad mingid sellised nagu reegleid või siis mingid sellised nagu valemid endale pähe õppida, sest näiteks OMI seaduses need samad valemid on väga vajalikud elektrialastest mingist erialadest või siis ametikohtadel, et nad oleksid nagu väga selgelt pähe õpitud. Ja sellised väiksed nüansid, mida toovad meie õpetajad, teevadki sellise nagu mõnusa tunnet ja rõõmu jätkuvalt mitu aastat järjest panustada projekti ja siis õpetada lapsi. Meil on mõned juba töötajad, kes juba 2 aastat järjest oli panustanud ja siis tahavad jätkata. Ja me oleme teinud koostööd erinevate koolidega üle Eesti. Rohkem olid võib-olla koostööd suunatud Tallinna regiooni, kus oli gümnasistidele, põhikooli lastele pakutud lahendused, aga ka algkoolis oleme natukene ka toimetanud. No näiteks Ida-regioonis oli koostöö tehtud Järve kooliga, kus algkooliklassis oli pakutud keelekümbluse sellise abiõpetaja võib-olla väikene panus. Meil on inimesed, kes oskavad ladusalt mitu keelt ja nad suutsid proportsionaalselt kokkulepitud koormusele aidata põhiõpetajad selles klassis, kus natukene erinevad keeli räägitakse, et lastel oleks ka mõnus olla ja siis saaks ka võõrkeeli ka kuulata. Ühesõnaga, et edumust annaks kiita selle algatuse eest. Eesti Energia 2 käega on seda poolt, et annab alles edasi areneda selles algatuses, muuta ka rahvusvaheliseks. Ja siis õpetajatele põhisõnum on see, et me tuleme vabatahtlikult aidata, toetada, rikastada mõned õppemeetodid. Kontsernis on nii palju igasuguseid tehnoloogilisi võimalusi olemas. Saame teistmoodi õppetundi läbi viia ja ka kindlasti rääkida, miks on oluline laimatemaatika, miks on oluline kitsas matemaatika, miks me peame füüsikas, keemias asjad lihtsalt selgeks endale teha. See on vajalik ennekõike lastele, et saaks rahulikult oma arenguteekonda planeerida. Karjääriteemadel oleme hästi palju rääkinud, miks on oluline mõelda mitte sellise tänase õppeaasta vaates, vaid üldse pikemalt, kuidas kujuneda teadlikult nende karjääriteekonda. Ja kuna ma olen ise Narvast pärit, kui siin Danil ütles, et ta on Kohtla-Järvelt pärit, siis mina ise olen Narvast pärit. Ja see Ida-regioon minu jaoks on ka südamelähedane. Minu 2 last käivad Narva koolides õppimas. Nii et ma näen vahepeal, kui mina oskan neile kodus need seosed, vajalikud seosed luua, et siis tuleb selline aha-efekt. Oi, ma pole selle peal mõelnudki. Oi, miks sa ei tule ja ei räägi kõikidele siis minu klassi kaaslastele seda, et me peame juba praegu 9. klassis või 8. klassil mõelda natukene pikemalt enda arengutekonna peale. Et ma arvan, et see on väärt koostöötegevust tegelikult tervikuna ja kindlasti Ida-Virumaal, sest meil on üliägedad lapsed siin ja siis kasutame seda võimalust, et suuremad tööandjad ka kõrval. Hästi pikk jutt, palun vabandust. Suur aitäh, Natalja, sa katsid kõik punktid, mis ma oleks saanud küsida. Et minu poolt on ka alati hästi vahva olnud teiega koostööd teha ja teie selline entusiasm ja valmisolek panustada ja kaasa mõelda on alati olnud väga julgustav, eriti meie organisatsiooni algusaegadel, kui kõik ei lähe alati nii sujuvalt ja nii selliselt kiirelt. Aga kuna meil on nüüd natukene aega, siis ma julgustaks koolijuhte ja teie kõik, kes te olete siin publikus, kasutama näiteks chati või siis Q&A funktsionaalsust ja anna meile teada, kui sul on edumuse või Maardu gümnaasiumi kogemuse kohta või siis Eesti Energiaga koostöö osas mingisuguseid küsimusi või kommentaare. Ja
ja siis meil on teile ka kohe küsimus, et kas teil oleks huvi järgmisel õppeaastal oma koolis mõnda edumusõpetajat kaasata, et saame sellise peaaegu diskussiooni tekitada. Aga seniks, kui nii-öelda publikust küsimusi ootame, siis meie panelistidelt uuriks, kuidas teie näete, et tulevikuharidus võiks toimida? Milline võiks olla haridussüsteem 2050 aastal näiteks? Kui kellelgi on mingid mõtteid, kommentaare, siis võite kohe teada anda. Ma võib-olla siin kontserni pealt võiksin paar mõtet õhku visata, mida me oleme märganud tervikuna sellest õppetemaatikast, kus me räägime sellest õpetamisest mitte ainult laste tasemel, vaid nagu tervikuna, ega siis täiskasvanud ju õppivad ja siis ümber õppivad ja siis täiendavad ennast pidevalt. Interaktiivsed lähenemised kindlasti tulevad aina rohkem vajadusena pildile, siis jupitatud võib-olla fragmendipõhised õpetamislahendused tulevad ka, kui sa õpid mingi tüki ära, katsetad, ehk siis teed mingi sellise praktilise asja ära ja sealt edasi tuleb nii edasi järgmine teema. Seda praegu märgata paljude, võib-olla mitte ainult meie siin Eestis, vaid ka teistes riikides tendentsina. Ja paljuski sellest nagu mentorlus juba tuleb, kus sellest õpetajast või siis koolitajast oodatakse mitte seda nagu teadmiste jagamist ainult, vaid kas mentorlust, aga mentorlust väga tihti tähendab seda inimeste keskust, ehk siis ma keskendun täpsemalt konkreetsele inimesele. Aitäh, Natalja. Ma olen täiesti nõus, et tuleviku haridussüsteem mitte ainult üldhariduskooli tasemel, vaid ka kogu see elukestev õpe peaks sellistest õpiampsudest koosnema. Ja ma ise olen ka mõelnud selle peale, et tegelikult üldhariduskooli üks peamisi eesmärke on hoida seda õpihimu ja õpivalmisolekut selleks, et täiskasvanud inimesed ka tulevikus oleks võimelised ja valmis ennast pidevalt arendama. Ja mentorlusel on ja sellistel emotsionaalsel intelligentsusel, inimeste vaheliste suhtlusoskusel on sellel väga suur roll, et toetada ja aidata kõigil üksteist ja ennast ka aidata. Aga Julia, ma küsiks sult, et ütleme, et 30 aasta pärast sa oled koolijuht või milline sinu kool välja näeks? Ma mõtlesin seda praegu, et tegelikult juba tänapäeval õpetaja on pigem selline suunaja, kes nagu näitab suunda ja mitte selline teadmiste jagaja. Aga samas ma olen Nataljaga nõus ja ma loodangi, et tulevikus hakatakse rohkem kasutama just nagu mentorlust ja võib-olla nagu ka natuke rohkem ka coachingut, et kasutatakse selliseid meetodeid õpetamises ja ma arvan, et tulevikukool on see kool, kus kõikide protsesside keskel on ennast juhtiv õppija, kes peale kooli lõpetamise, kes saab nagu ise oma elu planeerida, oskab eesmärke püstitada ja saab eluga hakkama. Ja samuti nagu see nagu õppija, kes toetab meie elukestva õppestrateegiat, et meie õppimine ei lõpe ainult kooli lõpetamisega või siis nagu ei tähenda ainult ülikoolis või koolis või kutsekoolis nagu õppimist, et ikkagi ma loodangi, et inimesed võib-olla näevad seda nagu suuremat pilti ja nagu õpivad kogu elu jooksul. Ja nõus. Aga mis sa arvad, kuidas me saaks sellist ennast juhtivat õppijat
kasvatada, et mis koolis peaks olema selleks, et need õpilased oleks ennast juhtivad selleks ajaks, kui nad näiteks gümnaasiumi lõpetavad? No kõigepealt nagu õpetajad, õpetajad, kes kindlasti suunavad nagu õpilasi, kes suunavadki, kes räägivad sellest ja milleks me üht või teist asja tunnis teeme, et mis on meie eesmärgid ja milleks me õpime. Ja seesama, millest ka Natalja on öelnud, et edumuse õpetajad on näiteks sellised praktikud, spetsialistid, kes tulevad kooli ja kohe ütlevad, et näiteks seda valemit on vaja selleks ja väljaspool kooli seda on võimalik selleks ja selleks kasutada. Et just selline eesmärgitud õppimine. Ja seal, kus õpilased võib olla mitte õpetaja püstitab neid eesmärke, vaid õpilane püstitab neid ise. Täitsa nõus. Ja sellest eelmisest jutust sa mainisid ka juba selliseid spetsiifilisi kursuseid ja minu enda selline huvi on just see, et meie haridussüsteemis rohkem on väga palju erinevaid valikaineid, et näiteks Eesti Energia inimesed tulevad, panustavad elektriõpetusega ja nagu teie koolis oli animatsiooniõpetaja ja robootika ja miks mitte mingisugune artificial intelligence õpetaja kuskilt Rootsist, kes õpetab näiteks inglise keeles ja Maardu gümnaasiumis. Või siis ma just hiljuti rääkisin ühe praegu Indias baseeruva inimesega, kes hea meelega õpetaks noortele gümnaasiumis seda, et kuidas kandideerida ülikoolidesse üle terve maailma ja kuidas üleüldse oma sellist karjääri planeerida. Et ma näen, et tuleviku haridussüsteem saab olema hoopis sellisem mitmekesisem ja võimaluste kesksem, sest et ühelt poolt, kui meil on see õppija keskne haridussüsteem, aga samas, kui seal neid valikuid ja võimalusi nii palju ei ole, siis meil on ikka sama värk, mis meil alati on olnud. Natalja, kas sa soovisid midagi lisada? Ma saan lihtsalt alles nokutada selles mõttes ja siis ka kinnitada. Kusjuures ma märkasin tegeledes siin järelkasvu teemadega, ehk siis värvates pidevalt juba mitu aastat järjest praktikante, aga me räägime kõrgkoolide tudengitest. Et täna, mida ma näen, mis võib-olla natukene väljakutseks meile kõigile haridusmaastikul, meie noored ei oska ennast teadlikult mitte müüa, vaid siis ikkagi tutvustada, ehk siis ei oska karjääri temaatikast kaasa rääkida, seoseid luua. Me räägime CV koostamise oskusest, me räägime oskusest ja siis teadmisest rääkida isikuomadustest. Me räägime sellest oskusest rääkida üldse oma kompetentsidest nagu tervikuna. Ja see on natukene kurb. Kontsernis vabatahtlikud siin praktikandide oma sellise sihtgrupiga juba tegeleme mitu soovi järjest, et tõstame seda teadlikkust, korraldades neile erinevaid töötube, rääkides, et kui tähtis oskus esineda, kui tähtis eneseväljendamise oskus. Et sellised paistab tavapärased asjad, aga tegelikult ei olegi. Ma siin räägin noortest, aga siin on tervikuna see teema kõikide võib-olla inimeste kohta on täiesti aktuaalne. Ja kus kohas võiks alustada tegelikult, ma arvan, et kõige õigem oleks alustada juba põhikoolis, natukene valgustada. Ju meie noored kandideerivad praegu suveperioodil paljude tööandjate juurde selleks, et saada väiksed tööampsud. Me võiksime juba kooli tasemel rääkida antud teemadel, rääkida tõepoolest kandideerimisest, sest kurb vahepeal vaadata, et on üliäge noor füüsikateadmistega, matemaatikateadmistega, aga ta ei saa ennast tutvustada, ei oska. Ta saad poolikud CV-d, kus sa pead kunstlikult läbi 2-3 sõna välja lugeda, et temast saab kasvatada potentsiaalselt väga ägedad tegijad. Et see on tõepoolest
see on teema, millega annaks tegeleda. Sinna aitaks uuesti, kas see hariduse valdkonnas mingid sellised muutusi või ettepanekuid sisse viia ja ka külalisõpetajad ka kutsuda, kes suudaks neid valikut võib-olla nüanssi või detaali või temaatikat valgustada õppeaine jooksul. Täitsa nõus. Aitäh, Natalja. Jah, ma arvan, et see probleem, et miks osad noored võib-olla ei oska ennast kirjeldada, ongi mulle endale tundub, et vahest nad ei teagi, mida kirjeldada, et nad on lihtsalt käinud koolis, nagu teinud nii, nagu öeldakse, saanud selle nii-öelda käskude järgimise eest suurepäraseid hindeid, aga see, et nagu mis nende huvid ja anded ja mis nende kired on, et mõnikord ei ole nagu see teadlikkus veel piisavalt välja kujunenud, mulle tundub. Et jah, selline valikute loomine ja erinevate inimeste kooli toomine, kes saaks olla nendele noortele eeskujuks, on minu arvates väga hea viis, kuidas seda teha. Aga Julia, kas sa tahtsid midagi kommenteerida, täiendada? Tahtsin öelda, et tegelikult karjääriõpetus on koolides olemas ja nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis sellest räägitakse ja mitte ainult karjääriõpetuse raames, vaid tegelikult igas aines nagu räägitakse karjäärist nii eesti keele tunnis kui ka näiteks inglise keele tunnis ja sellest samuti, kuidas näiteks motivatsioonikirja kirjutada või CV-d koostada, et ma ei tea, palju tähelepanu selle peale pööratakse just näiteks kutsekoolides ja ülikoolides, vot selle kohta ma ei oska praegu midagi öelda, aga koolis räägitakse sellest küll, aga samas võib olla tõesti mõnikord, et lapsed õpivad ära, võib olla need motivatsioonikirjad mingisugused koolis on kirjutatud ja CV on koostatud ja see kodune ülesanne on tehtud, aga tõesti laps ei oska nagu siduda seda reaaleluga. Et tõesti, et ma lõpetan kooli ja mul on nagu seda vaja, mul on neid teadmisi kindlasti vaja. Et ma arvan, et võib-olla selles on nagu see probleem mõnikord, et jah, õpin ära, on tehtud, aga see nagu reaalelus seda on võimalik kasutada ja et ei mõtle selle peale. Täitsa nõus. Ja mulle tundub, et erinevaid neid valikaineid ja karjääriteemasid, et osades koolides on neid rohkem, osades on vähem, et kes on sellele rohkem tähelepanu pööranud, on nii-öelda suutnud seda rohkem oma sellesse õpetamisse ka siduda ja mõnes teises koolis on need põhirõhud võib-olla olnud kuskil mujal. Aga jah, mulle väga meeldib see mõte, et haridussüsteemi eesmärk peakski olema just aidata noortel inimestel oma andeid ja oma huvisid leida ja neid juba edasi arendada selleks, et kui nad selle kooli lõpetavad, et siis neil juba mingisugune tunnetus on olemas, et näiteks mida nad järgmisena teha tahavad ja kas näiteks praktika Eesti Energias võiks olla midagi, mis neid nende eludes edasi aitab või vähemalt annab neile niisuguse vahva suve, kus nad saavad teada, et kas siis Eesti Energia või energiasektor on üleüldse midagi, mis neile huvi pakub või siis leiavad nad sealt mingi uue huvi ja tegevuse, millega niimoodi kirglikult tegeleda. Et mulle tundub, et see selline huvi on täpselt see, mis koolisüsteem noortele andma peaks. Aga meie sellise küsitluse tulemused on jõudnud kohale ja päris huvitav on see, et Ida-Viru koolid ütlevad, et nad veel ei tea, kas nad on oma koolis järgmisel õppeaastal valmis edumusõpetajaid kaasama või mitte. Kui teil on küsimusi midagi selle programmi osas, siis olge hea ja kasutage praegu võimalust. Või siis teine variant, kui te tahate juba privaatsemalt küsida, siis kas kirjutada mulle email maria@edumus.org või siis Danilile danil@edumus.org. Ja ma arvan, et me saimegi siin kõik need peamised küsimused ja teemad kaetud, mis meil tänaseks webinariks plaanitud olid. Ma julgustaks kõikidele koolijuhtidele meie lehel oma kooli registreerimast, sest et see registreerimine ei ole siduv.
See tähendab seda, et sa lihtsalt annad meile oma huvist õpetada teada. Ja siis sa saad vaadata ka kohe, et kes on need toredad õpetajakandidaadid teie piirkonnas. Nendega ühendust võtta ja kui te siis kokkuleppe saavutate, et täpselt mis ainet, mis klassile, mis mahus te võiks tulla õpetama, siis kui te olete lepingu sõlminud, et siis on see koostöö juba siduv. Aga ennem seda ootame kõiki lihtsalt uurima, vaatama ja erinevaid võimalusi arutama. Nii, aga chatis Arno küsis, et täpsustaks ainekava koostamise teemat. Sa võid täpsustada seda küsimust, aga rääkides ainekavadest, siis kui edumusõpetajad õpetavad põhiaineid, siis nad lähtuvad riiklikust õppekavast. Tihtipeale on koolis õpikud ja materjalid olemas, millest edumusõpetajad samuti lähtuda saavad ja selles osas suuri selliseid väljakutseid ei ole olnud. Kui nüüd edumusõpetaja tuleb õpetama mõnda valikainet, näiteks tarkvaraarendus või robootika või animatsioon või miks mitte disainiteemad, siis kuna nendes osas sellist ainekava üldiselt ei ole, millest lähtuda või siis on lihtsalt palju erinevaid variatsioone ja valikuid internetis leitavad, mida teised teinud on, siis selle plaani saab edumusõpetaja endale ise kokku panna. Ja saladuskatte all võin öelda, et üks suund, kuhu me tahame edumust arendada, ongi see, et me hakkame kaasama erinevaid organisatsioone ja inimesi, kes on mingites valdkondades vaieldamatud spetsialistid, näiteks nagu majandus- ja ettevõtlusõppes on Junior Achievement ja nemad on sellise majandusõppe ainekava kokku pannud ja meil on koostöö nendega, et need vahvad edumusõpetajad, kes tahavad majandust või ettevõtlust õpetama tulla, saavad siis kasutada nende materjale ja sellest lähtuda. Ja me toimetame selle kallal, et tegelikult neid ainekavasid erinevatesse valdkondadesse juurde tekiks nii Eestis kui ka välismaalt ja siis me saame kas need teha kättesaadavaks inglise keeles või siis kui huvi ja vajadust on olemas, siis ka tõlkida eesti keelde, et edumusõpetajad, miks mitte Rootsist, Ukrainast, Usbekistanist, Eestist saaks omavahel koostööd teha ja näiteks robootika teemasid gümnaasiumis õpetada või näiteks ka selliseid artificial intelligence ehk siis tehisintellekti teemasid, miks mitte haridussüsteemi rohkem juurde tuua. Aga ja, ma ütleks seda, et mis puutub ainekavadesse ja õpetamisse, siis see kõik on kokkulepe kooli ja õpetaja vahel. Ehk siis täpselt nii, nagu te kokku lepite, niimoodi te toimetate samuti. Nii, kas on veel küsimusi või kommentaare? Ja, et kommentaarides oli, et Ida-Virus on keeruline olnud leida eesti keelt kõnelevaid õpetajaid. Ma saan aru, et Maardus on see väljakutse olnud vahepeal sarnane ja nii-öelda see on, ma arvan, asi, millega edumus ka aidata saab, et kas siis koha pealt me leiame neid vahvaid spetsialiste, kes oleks valmis teie kooli panustama või siis miks mitte distantsilt kaasata inimesi. Ja mis puutub distantsõpet, siis ma arvan, et üks kõige huvitavamaid kontseptsioone, mida võiks koolid rohkem rakendada, on selline osaline distantsõpe. Et näiteks, kui teil ongi mõni Ida-Viru kool, aga näiteks Lääne-Virumaalt mõni vahva õpetaja, kes tahab õpetada, siis teete kokkuleppe, et näiteks 5, ma ei tea, tundi selle õppeaasta jooksul on koha peal, sest see aitab nende õpilastega sellist head kontakti saada ja hoida ning ülejäänud näiteks tunnid toimuvad distantsilt. Nii, kas kellelgi on veel mingisuguseid kommentaare, mõtteid, mida te tahaksite jagada? Ja e-kursuste ehk e-gümnaasiumi teema toob
Arno samamoodi välja ja kusjuures see on teema, mida me oleme Edumuses ka natukene mõelnud, et kui meil tekib nii Eestis kui ka teistes riikides palju õpetaja huvilisi, kes tahavad õpetada ja panustada, siis ma arvan, et meil selle 280 huvilisega on juba kooli jagu õpetajaid koos. Nii et sihuke vormistamise küsimus varsti. Aga tegelikult mu enda arvamus on see, et koolides on vaja nii selliseid põhikohaga õpetajaid, kes on seal igapäevaselt, toimetavad ja teavad neid noori hästi ja oskavad neile olla igapäevaselt toeks ja abiks, kui ka siis selliseid väikse koormusega õpetajaid ja panustajaid, et see selline tasakaal peaks ühes hästi toimivas koolis olemas olema. Nii, aga super, et nendest e-gümnaasiumi ja distantsõppekoolide teemast hea meelega arutan lähemalt kõigiga, kes selle teema vastu huvi tunnevad juba privaatselt. Ja ma arvan, et siinkohal võikski tänase selle webinari kokku tõmmata. Et suur aitäh kõigile kuulajatele, kõigile kaasamõtlejatele. Ja kui teil on küsimusi, siis andke meile sellest teada ja ma loodan väga, et meil juba järgmisel aastal sihuke hea seltskond Edumuse õpetajaid ka Ida-Virumaal õpetab. Aga mina tänaseks ütlen kõigile suur aitäh ja siis näeme loodetavasti juba varsti. Nägemist!